Tervist, head gümnaasiumid üle terve Eesti. Mina olen Ivo Visak ja olen tiihüppe tegevjuht. Olen olnud ka Saaremaa gümnaasiumi koolijuht, õpetaja ja tegelikult tean, mis viimased aastad koolis võib-olla on nii mõnegi õpetaja pead kratsima pannud. Küsimus on selles, kuidas toimetada tehisaru ajastul. Ja selle tiihüppega on üks selline huvitav lugu, et kui me räägime sellest, et tiihüppe algab nagu täna, ütleksin mina seda, et tiihüppe õpilaste jaoks või meie gümnasistide jaoks algas juba 2023. aasta alguses. 2022 lõpp tulid välja tegelikult siis kõige esimesed suured keelemudelid, mille puhul esmased rakendajad leidsid sellest ühe hea tööriista, millega aidata enda koolitööd teha ja vaikselt on sellest saanud tegelikult väga paljude meie õpilaste üks kaaslane, mille osas tegelikult on samal ajal tekkinud küsimus, kas koolisüsteem on selle kaaslase jaoks valmis. Tiihüppe tugiprogramm just nimelt sellega toimetabki, et me jõuaksime selle õppeaasta jooksul selle päriselt õppetöö kontekstis ära mõtestada. Ehk siis tehisaru on selleks, et toetada õppijat, mitte selleks, et võtta ära õppijalt igasugune mõtlemine, ehk siis mõtlemine on täielikult delegeeritud masinale. Meie kõige suurem soov on ilmselgelt see, et Eesti haridus püsiks maailma parim. Ja mina siiralt usun sellesse, et tiihüppe algatus, kui me õnnestume, oleme me kindlasti edukad, sellepärast et ma kahtlustan, et tehisaru kuhugile lähiaastatel ära ei plaani minna. Ja sellest tingituna on meil oluline olla haridussüsteemina säilenõtke, kuidas me õpetajatena tuleme toime, kuidas me kasutame seda tehnikat ise kõige kavalamal viisil, millisel viisil me sõnastame ära enda kooli dokumentatsiooni, et me ka tõesti siis selles säilenõtkuses püsiksime. Ja kui tuleb 3., 4. või 5. tehisaru rakendus, siis need ei kõiguta meid sellisel viisil, et me peaksime kahtlustama enda õpilasi või hoopis läheme enda põhimõtete vastu. Ehk siis kõige olulisem on see, et tugiprogramm järgneva õppeaasta jooksul oleks meile kõigile kasulik. Selle jaoks ka sihtasutus loodud on ning ma väga loodan ja kutsun kõiki kolleege haridusvaldkonnast ülesse kaasa mõtlema, tõsiselt kaaluma positiivseid ja negatiivseid külgi, et järgmine õppeaasta, see on siis 26-27 õppeaasta, algaks meile juba gümnaasiumihariduse kontekstis niivõrd igavana, sest et me tõesti oleme saanud tehisaru kontekstis säilenõtkeks. Aitäh teile!